Patrullis osa 3 öine vahetus Triinuga. No vaatame, kuda Triinul läheb. No nii, Trintsik. Kohvi on minu nõrkus, hea kohvi. Ja paned selle mingisuguse oma tunde sisse. Ja kohvi on minu nõrkus. See on mingi räpane vesi ju. Hea kohvi. Ja paned see ei ole kellegi kohvi. Oma tunde sisse. Ja see on oma ette see kohvi tegemise nauding on ka. Et kuidas sa siin puristad selle värske vahustad piima. Ma ei tea, see tundub liiga palju tööd kohvi jaoks, ei või? Ma ei tea, minu jaoks tundub see liiga palju tööd nagu. Nagu ma usun, et see kohv on parem kui see minu päti kohv, mida mina joon. Aga ma elu sees ei viitsiks teha seda nagu. Tundub liiga palju. Rituaal. Ma teen kohvi ära. Mingi vahusta piima ja oi vittu. Ja tööle ma sõidan siit. Täna meil on reede õhtu, siis liiklust on vähe. Et äkki ma jõuan 40 minutiga tööle. Nescafe 3-in-1. No too on ka prügi tegelikult, Timo. Nad oleksid rahulikult, kui ma öösel olen ära. Musi ka teed või? Musi. Anda. Musi. Ei tule musi praegu või? Edasi. Nad ongi minu pisikesed lapsed, kes mul nagu on praegu ja mõlemad hoiavad hästi lähedusse. Minu elus tuleb suur muutus septembri keskel lõpupoole, siis mina saan vanaemaks ja pisikene tüdruk on sündimas. Mida? Väga palju vanaemaid ei ole, aga mõni tõenäoliselt. Vanaema? Et meil seal enamus on ikkagi noored tüdrukud, kes on koolist alles tulnud ja neil on see teekond kõik veel alle sees. No, sa ei saa minna õpetama inimestele seda tegema, mida nad ei ole ise elu sees kogenud ja seda on olnud ka noortega tettide puhul näha tegelikult. Samas. See elukogemus puudubki. Aga meie töö on niivõrd karm, et see elukogemus tuleb klõks ülikiiresti ja sa näed seda, kuidas 20-aastasest noorest inimesest ühel hetkel on 35-aastane elukogenud inimene saanud. Ja see kõik väga... Oota, mis asja? On niivõrd karm, et see elukogemus tuleb klõks ülikiiresti ja sa näed seda, kuidas 20-aastasest noorest inimesest ühel hetkel on 35-aastane elukogenud inimene saanud. Ja see kõik väga-väga kiiresti. Ta on 43. Natukene hästi, et... Okei, ma mõtlesin, et ta on 35, et kuidas see nüüd välja mängitakse siis? Lõppes mul natukene kella 5 ja koju ma jõudsin siis 5:30 hommikul. Peale seda kohe magama. Ega isegi, kui ta on 43. No jah, samas. Aga kahjuks pikalt seda und ei jätkunud. Mina olen Triin Lindau, Lääne-Harju politseijaoskonnas patrullpolitseinikuna olen töötanud peaaegu juba 4 aastat. Enne politseinikuna tööle asumist töötasime terviseedendajana sotsiaalvaldkonnas. Ja täna öine siis on patrullis mul viimane. No nii, Trintsik, vaatame üle. Minu käed võib küll Triinu raudu panna. Ma juba ütlen ära, et ma olen süüdi! Me tõesti, me näeme seal ma olen süüdi! Meil ei ole põhimõtteliselt vist mitte midagi, mida me elus näinud ei ole. Siia see enam edasi ei saa. Me näeme ju surma, me näeme rõõmsaid hetki, me näeme kurbi hetki, me näeme kakluseid peksmisi, liiklusrikkumisi, inimesi, kes vilistavad ai, mitte, ma ei tee seda nalja, ma ei tee seda nalja. Ai, kes on tublid ja korralikud. Ma peaaegu läksin liiga kaugele. Seda on ju alati rõõm näha. Kui mulle öeldi, et me just täna sõidame teiega. Sõidame või? Milline au ja rõõm. Ei, nüüd on hilja juba. Ma kaotasin oma selle kõrva otsiku ära, ma olen seda otsima praegu. Naljatuju läks üle juba. Triinu, ma juba eile sinu peale mõtlesin, kui jälle see olukord, ma pean kellelegi viimast korda sõitma. See ei ole paraku esimest ega viimast korda, aga kuidagi kurb. Alati on kurb ja alati, nagu ma ka eile ütlesin, et tohutult hea meel, kui keegi leiab mõne uue sellise tööliini, mis nagu võib-olla rohkem tõmbab. Et mul on nagu rõõm sinu pärast.
Okei, aga kuidas erineb politsei bussitöö tavalisest patrulltööst nagu? See on hea kuulda. Nagu, et kui sa patrullid bussiga või nii-öelda tavaautoga? Ma lähen esimest korda tööga. Mis see ülesannete vahe on nagu? Teie juurest. Olete mulle täielikult teine pere. 12 tundi kõrvut istudes ja usaldad ju oma elu ju tegelikult ju oma paarimehe kätte ju. Lihtsalt vead mingeid joodikuid ja parme lihtsalt? Keegi teine ju sind ei kaitse ja ei hoia, kui paarimees oma kõrval kõige rohkem sellel ajal, kui sa tööl oled. Tere! See on kõik. Päris retskaader, mida panna ju mingi patrullpolitseiniku mingi videos see või? Minu meelest suut retskaader ju. Rohkem sellel ajal, kui sa tööl oled. Tere! See on kõik. Täna lähme politsei Triinuga siin. Mida vittu kaameramees, mis teed, mis toimub? Sõidukijuht tuli. Täna lähme politseinik Triinuga vaatame siis, kuidas temal läheb ja siis lihtsalt mingi, mida vittu? Filmib perset lihtsalt. Aga meil oli juba ammu roheline ja ta lihtsalt tuli ja sõitis meile ette. Tere, Lääne-Harju patrullpolitseinik Triin Linda, paluks teie isikut tõendav dokument. Kaamermees unustas ära lihtsalt, mis ta ülesanne on. Ristimikule sõitsite. Okei, почему вы запрещено светом на Гросток пришли? Может быть, не может быть. Вы такси. Нет, не желтый был. Не желтый был, у нас был зеленый. Tervist. Для вас наоборот. А? Да, а у вас на борту клиентка. Если будет авария, причем она не виновата, правильно? Поэтому можем вам предложить предупредительный штраф, высвечиваться нигде не будет. Уморали. Да, и у вас будет... Okei, hoiatustrahvi saad, siis see ei lähe isegi registrisse kirja või? 45 месяцев заплатить, потому что это все-таки нарушение. Aga kuidas järgmine ametnik siis ei teagi lihtsalt, et sa oled juba ühe korra hoiatustrahvi saanud selle eest või? Запрещающий цвет, есть запрещающий цвет. Как желтый, так и красный. Juht ütles seda, et temal vilkus roheline tuli, kui tema tuli, aga mina nägin seda, et ma olin juba ristmiku keskele liikumas, kui tema andis stopijoone tagant veel ekstra gaasi, et kindlasti jõuda üle ristmiku. Ehk siis ta tuli täitsa punase tulega üle, mis on keelatud. Tegemist on siis taksojuhiga veel, ehk siis ta pani ohtu ka oma kaasreisija, kelle ta on peale võtnud. Kliendi. Ja lähemal vaatlusel selgus, et kliendil ei olnud ka turaööd peal, mida ta ka ise tunnistas ja noh, jah, kurb. Kiirabi palub politsei abi joobes patsiendiga, kes end tahtlikult vigastas. Mingi enesetapja. Tuli väljakutse, et kiirabi tahab anda meile üle joobes naise, kes tahtis enda elu kallale minna. Ja läheme, aitame kiirabi jadast välja joobes naisega. Vaatame koha peal, mis me temaga teha saame. Tõenäoliselt läheme temaga kainestusmajja. Sündmuskohale jõudes andis kiirabi juba naisele esmaabi. Õnneks tema vigastused ei olnud eluohtlikud. Pange mind sinna kasti. Ei kasti me ei pane kedagi. Meil ei ole muud võimalust, kus me su paneme. Veel ole ja asjad, kõik, mis sul käes ja taskus on, pane siia sahtlisse. Ja oota. Üks hetk palun. Kontrollime. Taskute sisuga üle. No jaa, lihtsalt võib-olla vahepeal unustan midagi. Tõsta käed üles korraks. Ja kiirabi andis meile üle ühe purjus naisterahva, kes siis üritas endal elu võtta, kriimustas ennast terariistaga. Õnneks need haavad on pindmised. Tausta info on siis selline, et elus on hetkel rasked olukorrad. Oota, see sama naine on praegu seal kuudis kinni ja siis ta räägib lihtsalt kõva häälega, et ta mingi proovis ennast just ära tappa ja mingi kaamerasse lihtsalt. Aga hetkel on see asi, et naisterahvas on väga purjus ja psühhiaatriakliinik ei võta ühtegi joobes isikut vastu. Suut retsi, ei või? Seetõttu me viimegi ta kainestusmajja. Tšau. Tšau. Nii, toome siis teile
ühe kliendi, kes tahtis endale elu võtta, et kiirabi andis ta üle. Kliendi. Kirmustused eluohtlikud tal ei ole, et pigem peale siis siin kainenemist kokkuleppe Paldiski maantee 52-ga olemas juba ja et tuleb ta sinna viia abi saamiseks. Tüdrukul on ka naiste asjad ja siis mingil hetkel võib-olla ta tahab valuvaigistit ja sidemeid saada. Siis peab ütlema meile. Kui nii... Miks see videosse sisse pandi? Ei, aga miks see pandi videosse sisse nagu? Et by the way, tal päevad. Tooge sidemeid. Inimesed, kes on väga raskes seisundis ja jätame need kainestusmajja, et kui mõtleme praegu see naisterahva, kelle me hetkel tõime siia, siis ma loodan seda, et ta on siin turvalises kohas. Kui ta oleks jäänud kuskile kas üksinda koju või oma sõbranna juurde, siis tema elu oleks kindlasti ohus olnud. Nägime, kuidas tal tekkis ärevushoog siin kainestusmajas, kambris kohe, et siin ta on ikkagi hoitud ja turvatud kohas. Ma ei jäta teda üldsegi mitte niisuguse hea tundega tegelikult siia, sest ma näen seda, et tema koht ei ole siin kainestusmajas. Ta peaks saama minna psühhiaatriakliinikusse kohe, kus ta on eriala spetsialistide juures, kes teda tegelikult aitama peaksid. Kainestusmaja ei aita inimesi. Need inimesed, kes tõesti on väga agressiivsed. Aga kas nad sealt nagu otse edasi ei saa suunata siis inimest või? Et et ta mingi proovis just enekat teha, et ta on nüüd kaineris ära on ja homme hommikul ta viiakse sinna mingi kliinikusse kuskile. Ei saa saata siis või? Nagu miks ei saa? Nagu, kuidas siuke asi nagu ei ole nagu reaalselt võimalik? No aga kui suunatakse, kas suunamine tähendabki siis seda, et nad ikkagi viivata sinna või tullakse talle järgi või see suunamine tähendab seda, et näe, siin on paberilipakas, palun edista sellele numbrile või? Kes peaks ikkagi kaineks magama, siis see on see koht, aga mitte inimeste koht, kes vajavad meditsiinilist sekkumist. Politseile ei ole siis on norm, olemas niisugust võimekust, et iga selle joobes isiku kõrval seal kas kambris või siis ukse taga istuks inimene, kes hoiaks, et ei teeks enesele viga, kui tal ongi need enesetapu mõtted ikka päris korralikud. Meil ei ole sellist võimekust ja politsei on nokk kinni saba lahti olukorras selle koha pealt ja peame kuidagi toime tulema, lootma seda, et inimene suudab piisavalt kaineneda ja saab õigel ajal ikkagi sinna, kus ta tegelikult olema peaks. Saime välja kutse, kus... Longero, väga õige. Mõtle suurelt, eks ole. Väikselt ei ole mõtet mõelda. Mõtle ikka suurelt. Longero London siin kirjutab, minul õnneks enese üle on kontroll. Järka 4 aasta jooksul plaan minna Riigikokku esimeheks. Võib-olla ka peaministriks. Väga hea. No siis on we are safe at last. Thank you, Igor. Suhte vägivald, inimesed on õues ja tülitsevad. Hetkel veel füüsiliseks vägivallaks läinud ei ole. Ja palju siin häirekeskus infot, et kas seal perekonnas on ka varasemalt olnud selliseid juhtumeid ja nüüd on natuke pikem alarmsõit linnast välja. Kohale jõudes on lisainfo teadmine meie jaoks väga oluline, et me teaksime, milliseid samme edaspidi teha. Hetkel mu lemmik on ikkagi teine osa. See eelmine politsei osa, see, kus see, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, see kutt oli, too oli ülinäistüüp. Meid ootavad ees lapsed, kas on tegemist esmakordse juhtumiga või on tegemist juba see Vladislav vist, või mis ta oli? Too oli ülinorm. Kaklevad, hoiavad kinni, ei tea. Ma tulen lihtsalt mingi naabrit juurest koju. Ja, nii. Ma tulen. Ja, sa võid selle võtta, mida iganes. Ma tulen nagu naabriti juures koju, ta kirjutab mulle, et ainult see isik. Ma võin reaalselt võistlused ette näidata. Kus on sinu elamine siin või? No mina nagu üürilepingu tema nimel, aga nagu mina maksin selle eest nagu mingi. Saate äkki siia tulla? Kes siin meil on elamises? Tühi, jah? Tule siia poole. See läks tuppa, pani ukse lukku. Mees saab tuppa, mul ei ole võtmed kaasas vaata. Ja siis lõpuks tuli välja siin, siis oli üks poiss siin veel. Läks talle kallale, lihtsalt võttis juustest, hakkas mingi raputama ja poiss. Kärkas ärki. Ja siis kuradi ma
mina läksin vahele, üks poiss tuli veel vahele. Meie mõlemad saime ka veel mingi räige, lihtsalt nagu mingi teemon tuli temast välja. See täiesti haige, mis siin toimus. Lihtsalt märatas. Ma esimese asjad tegin kohe politseis, ma tean, et ta on näiteks psühhaige. Psühhaige. Selles suhtes selle praegu juhtus, et ta niimoodi lihtsalt niisama astus välja kõik lambist. Täiesti lambist tuli. Lõhkus mul keti ära, riied lõhkus mul ära. Me olime just kokku leppinud, et nagu meil ei käi enam sükest rahvast ja me ei tee enam sükeseid asju. Pluss ma nagu koristasin nagu mingi üldpuhastuse tegin nagu korteris ära. Pluss terrassin ja siis mingi... No ma ei tea, mina olen juba otsuse teinud, kes süüdi on. Ma isegi ei pea edasi kuulama, ma juba tean, kes süüdi on. Aga ma kuulan lõpuni. Kopli sõbra. Ma juba tean, kelle mina ära viiksin. See ajasin tehale, jah? Puhas on sul tõesti? Ma oskan ainult seda rääkida, ma siin istusin juba ära. Aga rääkige, mis teie nägite? Mina nägin seda, et ta tuli siia ja siis neil on võib-olla mingid enda probleemid. Mehe naise vahel lähisuhtevägivald kaklesid omavahel, kui me siia kohale jõudsime. Mõlemad süüdistavad teineteist, mis siin täpselt juhtus, ei oskagi öelda. Aga näha oli, et naispool oli natuke agressiivsem ja rohkem joobes. Kuna korter on mehe nimel müürilepinguga, siis naisterahvas tuleb täna meiega kaasa. Teeme väikse kiire ampsu tankla juures, et lõunat ei ole otseselt aega võtta, et see on meie tööpäeva juures hästi siuke tavaline asi, et ei jõua. See on ikka väga rets nagu politsei palgaga käia mingi tanklas söömas kogu aeg. See tundub nagu nii räige, ei või? See on ju mingi... Lõunatute ja lõunat ei taha ju võtta, kui sa oled paar tundi tööd alles teinud. Tahaks ikkagi natukene hiljem seda teha. Ja siis... Neil on mingi soodukad või? Võtamegi siuke 5 minutit. Täidame oma kõhtu ja täna mul on su sõrnik. Natukene siuke tervislikum variant kui hot dog või hamburger. No siis järgmine kord, kui ma politseinikut näen, siis ma olen tere, palun võtke mulle ka ühed pelmeenid või? Ma maksan vahe kinni, sorry. Ja oluline on ka süüa, et me jaksaksime ikkagi oma tööd teha. Ja samamoodi ühel hetkel saab ka tööpäev läbi ja siis kui kõht on tühi, siis ei saa ju magada, aga välja tuleb ju ennast puhata tööpäevast või siis järgmiseks uueks tööpäevaks. Matsutav triim. Joobes juht, no nii. Abipolitseinike patrull kutsus meid appi võimaliku joobesjuhi kontrollimiseks. Kohapeal selgus, et indikaatorvahendi näidu järgi juht oli kaine, kuid tal olid narkojoobele viitavad tunnused ja seetõttu tegime talle narkotesti. Ta isiku silmad olid minu jaoks ükselt imelikud. Ja sellepärast mu kolleegid hetkel veel toimetavad temal narkotestiga. Autos viibis veel 2 isikut ja ühel isikul on alkoholi tarbimise keeld. Esimene puhumine oli tal 0, aga meie juuresolekul hakkas alkoholi tarbima. Ja kahjuks puhus ta siis meile indikaatorvahendisse 1 promilli välja. Kuna tal on see keeld, siis me peame vastavalt sellele reageerima. Okei, kõrvalistuja või haks jooma lihtsalt. Ja nüüd ootame selle narkotesti ära ja saab edasi teada, mis me saame teha. Kõrvalistujal oli alkoholi joomise keeld. Ravimid peal, aga ta eile õhtul viimati võttis neid. Sellepärast ongi need asjad sellised võib tunduda nagu ta on. Hetkel see narkotest oli küll jah, negatiivne. Pillid küll on näha, et on nagu midagi toimuks. Puupillidel jah. Aga see tõregi ilusasti adekvaatselt. Jänku. Teate, et hoiab tema tuttav korteris kinni. No selles mõttes, et on segase kutsega. Oota, aga mind ikkagi huvitab, mis sellest naisest sai, kes seal neid mehi peksis? Mis see lõpptulem oli siis, oota? Ma oskan ainult seda rääkida, ma siin nägin. Mehe naise vahel lähisuhtevägivald kaklesid omavahel, kui me siia kohale jõudsime.
mõlemad süüdistavad teineteist, mis siin täpselt juhtus, ei oskagi öelda, aga näha oli, et naispool oli natuke agressiivsem ja rohkem joobes. Kuna korter on mehe nimel üürilepinguga, siis naisterahvas tuleb täna meiega kaasa. Okay. Mis meid ees ootab? Ma ei tea, ma vist lugesin chati samal ajal. Ning naisterahvas teataja, tuttav, no selles mõttes, et tegemist on segase kutsega, infot on vähem, aga antakse teada, et nüüd on lähisuhte vägivallaks tehtud. Teataja, tuttav hoiab korteris kinni, ilmselt siis teda ennast. Reede öösel 1:30 tundub seda, et alkoholi mõju hakkab inimestele toimima. Kutseid tuleb järjest juurde, inimesed pidutsevad palju öörahusid ja segaseid kutseid. Kas need on lähisuhtevägivallad või kaklused, et eks me vaatame üle, mis meid ees ootab. Jõudsime sündmuskohale ning naisterahvas ütles koheselt, et mees vägistas teda. Need on need hetked, kus peame samaaegselt tagama kõikide osapoolte turvalisuse ja samal ajal suutma koguda infot, mis juhtunud on. Appi tuli veel üks patrull, sest meesterahvas, kes sündmuskohal viibis, muutus verbaalselt väga vägivaldseks. Tule! 700 korda olen kõike aidanud! Mis kuradi ma jama see? Vend on mingi paljas ju. Sellistes olukordades eraldame inimesed, et vältida juba olnud konflikti süvenemist ja püüame võimalikult täpselt aru saada, mis on juhtunud, küsitledes mõlemaid osapooli. Ja kõik vigastused, mis on tekkinud, fikseerivad meedikud. Räägi rahulikult, keegi ei karju su peale ja kõik räägivad rahulikult. Me üritame aru saada, mis siin toimus. Sa ei pea röökima. Mitte midagi pole. Kes ta omavahel oled? Tuttavad. Ma toetan sind siit. Kui sa valmis oled, jah, tasakesi. Väga tubli. Ja, hästi. Ja tule. Keha lahti. Klassikaline väljakutse sellega, et sisu on üks, aga tegelik sündmus on hoopis midagi muud. Kohale jõudes siis tuli välja seda, et ohvri väitel siis on toimunud vägistamine ja selle tulemusena toimetasime naisterahva arsti juurde kontrolli. Mina olen viimasel ajal vägistamisjuhtumeid väga palju näinud. Eilse patrulli jooksul oli 2 juhtumit, täna 1. Need on natukene liiga palju. Viktor, aga lähme siis meie vahetust lõpetama. See oli minu patrullis viimane kutse. Nüüd on kõik. Tahaks juba tegelikult jah magama saada. Väsimus on ka tekkinud peale. Sellised vägistamisjuhtumid on rasked. Et peavad läbi ja kuna sa ju panustad sinna hoopis teistmoodi. See vaimne väsimus tekib ja nüüd tahaks koju magama saada. Jaskonda lähen, siis ma panen oma varustuse tagasi. Annan selle ära, mis mul vaja anda on ja vahetan riided ja lähen koju. Ütlen head aega oma vanale tuttavale Jaskonnale, kus ma olen 5 aastat käinud ja siis koju. Muidugi tervitan kodus siis oma 2 toredat koera, kel kõrvad on 2 lehte laiali. Ja siis ma ka voodisse puhata välja. No nii, Triin, et saigi meie vahetus läbi ja tundub, et ka sinu töö meie patrulli toimkonnas, nii et ma tahan kõigepealt tänada kõikide nende toredate ja vahetuste eest. Suur aitäh sulle. Aitäh. Ja me näeme kindlasti veel. Loomulikult. Nüüd on aeg asjad ära viia ja koju minna, ma arvan. Nii see on. Jälle sa panid mul võtma. Sorry. Aitäh sulle veel kord. Aitäh sulle ka. Jaa. Jälle.
see oli minu viimane patrull ja minu patrullsõidud on nüüdseks sõidetud. Aga ma ei lahku politseist, vaid minu edasine karjäär jätkub kohtu esindusgrupis. Nojah. Ma ei tea, see viimane osa või nagu see teine osa oli minu meelest nagu jõhkralt hea nagu sellega võrreldes nagu lihtsalt, ma ei tea, siin nagu ei toimunud väga midagi, nagu suht nagu kuiv oli. Materjali oli nagu veits vähe, noh. Neli kutset ainult, jah. Ja ma ei tea, kõik kutsed olid nagu mingi väga nagu ei näidatud ka, mis seal nagu toimus, vaata. Kõik oli nagu suht ära lõigatud. Nagu.